Loomine 21. sajandil. Tere tulemast saatesse Loomine 21. sajandil. See saade on tehtud nii, et te saaksite ehtsat piibellikku ja akadeemilist teaduslikku informatsiooni, mis viitab loojale, kaasaegsele maailmale, kaasaegsele universumile ja issanda peatsele tulemisele. Ma tahan, et helistate oma sõbrale, sest tänane saade on väga eriline. Mu kallis ja väga kaune sõber ehitas kõige täpsema noalaeva mudeli, mida eales kogu maailma ajaloo jooksul tehtud on. See on ebatavaliselt täpne kõikide detailidega koopia. Te tutvute tänases saates erinevate puuride kirjeldusega, mis selles laevas olid. Kuidas me näiteks teame, et seal olid dinosaurused, kuidas laev välja nägi? Kas ta oli kaasaegse reisilaeva moodi? Mida ta endast kujutas? Te tutvute täna selle informatsiooniga ja näete ka fotosid, mida pole varem üheski saates näidatud. Ma olen väga rõõmus, et te meid täna vaatate. See saade on teie pere jaoks. Me tahame, et te saaksite seda teada. Andes teile selle informatsiooni, mina ja mu külaline toetume piiblis kirja pandule ja teaduslikele uurimistöödele. Sest väga paljud on õppinud noalaeva tundma ja väga paljud on üritanud sellest rääkida. Aga kas te olete kohtunud inimesega, kes on roninud Ararati mäele? Me kohtusime eelmises saates Don Shockiga. Meid intrigeerisid ehtsad fotod noalaeva otsingutest. Ka tänane külaline on roninud Ararati otsa. See foto on tehtud Ararati Armeenia poolsest küljest, kus ta paistab ebatavaliselt suurena. See on suur Ararat ja see on Ahora kuristiku haigutav lõhe. 19. sajandi keskel vajus osa mäest alla ja selle tagajärjel tekkis mäelõhe ja noalaeva üks osa kukkus alla. See on alam Ararat. Enne seda, kui mäed kerkisid üle uputuse vee, olid maa ja kogu universum orkestreeritud sümfoonia moodi. Inimese tahtliku langemise tõttu ilmusid inimese ellu kibuvitsad ja ohakad. Kogu inimrass liikus üha patu ja kurjuse radapidi. Mõelge sellele hetke. Jumal oma armust säilitas järgmise põlvkonna. Kogu inimrass peale Noa perekonna, kes tundis Jumalat, mõtles päeval ja öösel ainult kurja, mis suurenes üha. Alateadlikult said ka lapsed programmeeritud sellele mõtlema, nii enne kui peale sündi. See mõtteprotsess tabas kõiki ja lõppeks mõtlesid kõik ühtemoodi. Jumal lühendas oma armust ja nõust peale uputust inimese eluiga, et meil oleks vähemalt võimalus oma loojale vastata. Need uuringud toovad meid Ararati mäele. See on ülemise Ararati suurepärane kolmemõõtmeline mudel. Me näeme selle tõttu Ahora mäelõhet. Alam Ararat, kust alustati noalaeva otsinguid sellest küljest. Siin on Armeenia piir. Ma soovin, et te tutvuksite ühe minu kallima sõbraga, kes ülitäpsusega ehitas selle Ararati mäe mudeli. Minu sõber, doktor Atkinson.
Me oleme väga rõõmsad, et osaled meie saates. Aitäh, et te olete siin, me oleme väga rõõmsad. Ka mina olen väga rõõmus. Mina ja kõik noalaeva uurijad oleme 10 aastat olnud vaimustuses. Te ehitasite võimalikult täpse noalaeva mudeli, mis vastab piibli kirjeldusele ja teadusele. Me mõtleme tihti hollywoodlikult. Meie ettekujutuses on see paat ehitatud jämedast tahumatust puust. Me oleme mõelnud, et kõik pidid pidevalt tegema tööd, et selles liikuda saada. Sest vesi tungis pidevalt selle sisse. See asemel aga on see insenerikunsti väärt teos. See on tõsi. Millal te tekkis idee ehitada see laev? Dr. Bao, ma olin 1973. aastal noortelaagri pastor. Ühel õhtul me rääkisime noalaevast. Ja ma mõtlesin, kui hea oleks neile kallitele noortele näidata selle koopiat. Sest enamus mõtleb, et see oli mingisugune primitiivne alust, kust noa kõigile kätt lehvitas. Nii mul idee tekkiski. Esimese laeva mudeli, mis on siin, ma ehitasin 1975. aastal. Selle töö peale kulus 255 tundi ja materjali peale kulus umbes $125. In 1975. And it separates, I'll be doing that in a moment. And it took 255 hours and approximately $125 worth of material. Korrake veel, mitu tundi? 255 tundi. Ainult selle peale? Tõsi. See on väga palju tunde ja see ei näe välja nagu lihtsalt vene või paadike, vaid nagu terve akendega omnibuss. Heebrea keeles on see tebah. Vanas testamendis leidub seda 27 korda. James Tromp tõlkis selle täpsemini kui karp. Ja, teil on õigus. Me kujutasime jällegi hollywoodliku mõtteviisi tõttu ette, et see oli lekkiv paat. Aga teie proportsioonid on 1:6. Tõsi. Ja selle otsad olid nürid. Piibel annab meile noalaeva mõõtmed küünardes ja selle iga külje pikkus oli ühesugune. Seega ta ei olnud koonusekujuline. Tema iga külg oli kergelt kaldu. Siia oleks mahtunud 506 kaubavagunit. Lubage märkida, miks see on tähtis? Sest kriitikud räägivad, et laev oli liiga väike ning isegi mõnede hobuste ja lehmade jaoks, rääkimata kõikidest loomaliikidest, nagu on öeldud piiblis. Mu hea sõber John Woodmarap märgib oma noalaeva uurimustöödes, et on vaja vaid 8000 liiki kõigist loomadest, et nad säiliksid. Te näitate meile ka mõningaid puhtaverelisi loomi, keda on suhteliselt vähe. Seda peab muidugi kahekordistama. Seega pidi laeval leidma koha kõigest 16 000 elusolendile. Kas te olete arvutanud, milline pidi olema loomades suurus? Ja pöörama tähelepanu sellele, et 60% loomadest selle maa peal elab vees. Neil ei olnud mingit laeva vaja. Alles jääb 40% ja 70 igast 100 on putukad. Ühe elevandi seljale võis mahtuda väga palju putukaid. See on tase. Ma loodan, et ei jää meie saate ajal magama. See on imeks pandav informatsioon. Milline oli nende olendite keskmine suurus? Arvestades suurte dinosauruste ja väikeste hiirtega oli keskmine suurus lamba suurus. The tiny mice, the average between all of those is the size of a sheep. Right. Täiesti tõsi. Exactly. Siis me saaksime ühele laevale ära mahutada kõik 16 000 olendit. Mitu tasandit oli? 3 tasandit. Kas te olete mõelnud, miks oli vaja 3 tasandit? Ma mõtlen, et see viitab kõigepealt 3 ainsusele. Isa, Jumal, Poeg ja Püha Vaim. See viitab ka sellele, et inimene koosneb 3 osast, ihust, hingest ja vaimust. See viitab ka 2 Korintlaste 1. peatükile salmile 10. Ta päästis meid sellest määratu suurest surmast ja päästab veelgi. Tema, kelle peale me loodame.
jah, ta päästab meid edaspidigi, kui ta tuleb meie juurde tagasi kuningate kuningana ja isandate isandana. See on väga hea informatsioon. Ma loodan väga, et teile meeldib see saade ja mulle meeldib väga saateid juhtida, sest ma kutsun siia piibelikus plaanis väga tarku ja haritud inimesi. Nad teevad väga head akadeemilist teaduslikku tööd ja Eddie Atkinson on üks neist inimestest. Mind on teie töö intrigeerinud algusest peale. Ma olen väga rõõmus, et te ei luba isegi lähedastel sõpradel seda puudutada. Ma olen puudutanud seda vaid üks kord. Ja sa said selle eest. Ja ma tean. Inseneri käest, kes on ehitanud kõige erinevamaid mudeleid. Kui me oleksime seda koopiat puudutanud kõigi nende aastate jooksul, oleks ta saanud kahjustatud. Aga see on suurepärases seisus ja praegune vaatajaskond näeb seda. Neid mudeleid on näinud juba ligikaudu 2 miljonit inimest. Suurepärane. Mehhikos, Euroopas, Kanadas. Tänases saates nähakse seda kogu maailmas. Juhatage meid mööda laeva, et meile tutvustada erinevaid vaheruume ja puure. Milliste omaduste järgi te neid eristate ja miks nad on seal? Muidugi ma teen seda rõõmuga. Ma tegin esimese mudeli sel ajal, kui ma olin tervenemas tõsisest südameatakist ja südameoperatsioonist. Esimese järel tuli ka teine mudel. Ma asusin selle kallale sellepärast, et mulle ei meeldinud esimese juures see, et ei saanud vaadata igasse puuri. Teise mudeli peale kulus juba 800 tundi kätetööd. 108 tunnist tööpäeva. Mul on siin ka teine korrus. Enne jätkamist. Luba mul märkida. Selle mudeli raskuskese on laeva keskel. Selles mõttes ei ole erinevust ühe või teise külje suhtes. Viimastena ma laadisin laevale kõige raskemad loomad, et nad saaksid väljuda esimestena. Dinosaurused, elevandid ja kõige alumisel korrusel on praht, jäätmed ja sõnnik. Igal korrusel on erilised luugid, mille kaudu jäätmed satuvad otse laeva põhja. See korrus on mõeldud, üks hetk, siin ongi vend Noa astumas trepiastmetest üles alla, siia alla. Nagu näed, on mul siin elevandid, ninasarvikud, jõehobud, põdrad, siin on putukad, maod, isegi mõned laiali jooksnud kirbud. Siin on mul suured lõvid, suured kastlased, erinev segu, karud, pühvlid, mõned ahvid ja nii edasi. Selles puuris on mul dinosaurus. Üks minut, doktor Atkinson. Vastavalt evolutsioonikäsitlusele suri viimane dinosaurus 64 miljonit aastat tagasi. Midagi rumalat enam välja ei mõtle. Okei, ma nõustun. Te kuulsite seda inseneri vaatepunktist. Mina ei ole seda öelnud. Ma olen teiega nõus. Need sajandid on vaid oletatavad. Seda ei ole olemas. Välja mõeldud. Need on välja mõeldud, et oleks mugav seletada kogu seda järk-järgulist elu arenguprotsessi. Selle asemel, et võtta lihtsalt piiblit tõena ja võtta teaduslikud uurimused, mis rõhutavad, et see kõik toimus küllalt hiljuti. Piiblis on öeldud, et Noa võttis laeva roomajad ja dinosaurused. Ja Jumal lõi kõik meile täna tuntud elusolendid 6 päevaga. 6 ööpäevaga. Kuulates aeg-ajalt selliseid külalisi nagu täna, ma kordan teile. Nad annavad meile hämmastavat infot. Nad on minu sõbrad, aga ka suured spetsialistid ja uurijad. Kui te tahate meie saateid Live TV's edasi vaadata, siis kirjutage meile sellest. Vaid mõned laused. Kirjutage, et teile meeldivad sellised saated ja et te saite palju informatsiooni. Teie usk sai tugevamaks. Kirjutage meile aadressil Live TV, postkast 2452, Tallinn 13602 Eesti või minge meie kodulehele www.livetv.ee ja öelge, et teile meeldivad sellised saated. Jätkake neid. Just type it in on the web, www.tbn.org.
and address it to creation of the 21st century and say, I like it. Keep this programming on. Okay, now nüüd aga tagasi meie erilise külalise juurde. Mida me siin dinosauruste taga näeme? Need on sead ja nokkloomad. Siin on krokodillid ja alligaatorid. Väiksemad olendid on aga siin. Kõige lõpus seal on 4 hirve perekonna liiki. Ülemisel korrusel on eriline materjal varikatuste jaoks, mida sai kasutada peale uputust. Siin on ka tualetid ja teisel pool on panipaik. See tualett on veidi suurem, noa ja kogu tema peretarbeks. Siin on köök ja ladu. Nendes mustades tünnides säilitati joogivett ja hallides oliiviõli toidu valmistamiseks. And storage, water storage, the black barrels have to do with water storage, the gray barrels for olive oil for cooking, the brown Pruunides tünnides säilitati toiduaineid ja seemneid. See on proua Jaafet. Siia ma olen mahutanud kogu laadungi, 157 erinevat kohta, 18 tolli kuni 3 jalga sügavad. Siin on pilu, mis on suurte loomade puuride kohal. Kõik linnud asuvad terves selles vööndis algusest lõpuni. Siin on mul ka töökoda, kus noa võis parandada kõike, mida iganes. Siin on ladu ja isegi soojak. Ma usun, et nad sõid laevas lihtsalt toitu. Siin on algusest lõpuni puhtaverelised loomad. Ma olen seda küsimust entsüklopeediatest ja teistest erinevatest allikatest väga hästi tundma õppinud. Maailmas on täna 255 koeratõugu. There are 255 breeds of dogs in the world today. Of those 255 breeds of dogs, meie issanda eluajal oli neid vaid 9, uputuse ajal ainult 5. Seetõttu on mul laevas 5 paari koeri. No, seda on väga hea teada, doktor Atkinson. Te mainisite, et kõik jäätmed koguti laeva põhja. Tõsi. Ja kõik jäätmed lihtsalt heideti sinna läbi eriliste luukide. John Woodmarapp on samuti seda küsimust väga hästi uurinud. Ta vastas suurepäraselt kriitikute avaldustele, et kõikidest jäätmetest lahti saamiseks ei oleks jätkunud inimjõudu. See ei ole tõsi. Paljud neist loomadest asusid niinimetatud talveunes või seisundis, mille puhul ainevahetus oli suhteliselt tegevusetu. John Woodmarapp arendas teie teooriat ja teie tööd. Ja ka teie muide seisate kavandi ja mehhanismi struktuuri valdkonnas eesotsas. John Woodmarapp followed up taking your lead. And by the way, you have led the field in designing the structure and the mechanism. Tänu Jumalale. Ta tegi samuti kindlaks, et kõikide jäätmete kuhjumise puhul, mis kogunesid laeva põhja, kui lihtsalt lisada sellesse usse ja mardikaid, siis see vähendab tavatult nii kahjulikke gaase kui baktereid. Nad neelasid faktiliselt ise kõik jäätmed. See lahendaks probleemi ning inimjõudu onnuks vaja üsna vähe. Iga ruum selles laevas sai tuulutatud. Nendes olid ka äravoolutorud, mis on märkimisväärne. Nii et kõik nende heitmed suundusid otse välja. Kõik ventilatsiooniavad olid suunatud laeva katusel olevasse aknasse. Te vastasite just praegu veel ühe kriitikute vastuväitele. Nad räägivad, et heitmetest tekkiva gaasi tõttu hukkuksid kõik selles laevas. Sest ühestki aknast ei oleks sellest lahti saamiseks piisanud. See ei ole tõsi. Nad ei arvestanud terve ventilatsioonisüsteemi ja usside putukate lisamisega. Aeg lendab väga ruttu, kui sul on lõbus. Kõik need detailid on terves kontekstis väga vajalikud. Palun rääkige meile veel üht-teist. Rääkige meile veel sellest laevast. Would you mind opening this up and pointing some things out to us?
Ma lisaksin ainult veel ühe asja. Nii õhu kui valguse ringlemine nendes ventilatsiooniavade kaudu minu mudelis on 9 korda suurem kui minu majas Houstonis, Texases. Korrake seda veel kord, sest me alati ei tea, millega meie kuulajad tegelevad. Keegi neist läks võib-olla tassi kohvi võtma, gaseeritud vett või popcorni või kommide järele. Mõned peavad pidu. See iganädalane saade on nii unikaalne, et ekraani ette kogunevad terved perekonnad. Mul on sellest räägitud ja te ise kirjutate meile, kuidas see toimub. Ma tahan, et te räägiksite veel valguse ja ventilatsiooni kohta. Laevas on ainult üks aken. Heebrea keeles on see tsafar, mis tähendab lahtist pilu. Laeva katuse ühelt poolt siseneb hommikuvalgus, teiselt poolt õhtune. Keskpäeva päikesekiired aga langevad sellesse just keskelt. Selle väikese laevamudeli õhuringluse tugevus on 9 korda suurem kui minu majas. Ja te saate oma majas ju väga mugavasti hakkama. Tõsi, mitu aastat olete seal elanud? 7 aastat. Kas te ei taha sellel teemal midagi lisada, enne kui ma esitan lõpuküsimused? See on lihtsalt laeva läbilõige. Ja nagu näete, minu esimesel mudelil saab näha ainult ühte poolt. Sellepärast ma otsustasin teha teise mudeli, et saaks vaadata sisse igasse puuri. Sellepärast on mul 2 mudelit. Nagu me tänases saates nägime, kinnitab isegi teadus, et kõiki neid elusorganisme sai säilitada elu jätkamiseks peale uputust. Nagu me nägime, oli seal küllaldaselt õhku, nendes tingimustes võis gaasi ja haisu kahjutuks teha ning bakterid ei saanud hirmutada ei loomi ega inimesi. Mõned neist on päris elegantsed. The well-being of the human beings and the other creatures, and some of those are quite delicate. Me käsitlesime seda küsimust sel viisil nii piibellikus kui teaduslikus plaanis. Muide, need, kes on noalaeva tõesti näinud, nagu me kõik kuulsime Eddie Davisest, kellele näidati noalaeva, nagu meile rääkis Don Shockey, ta räägib, et see langeb teie mudeliga täiesti kokku. Seal oli 3 tasandit ja laeva ots oli lame ja siin on struktuurne kihistis. Laev ei lekkinud ühestki küljest. Ma tean seda sel põhjusel, et olete enne ehitama asumist oma uurimustööd teinud väga hästi. Ma õnnitlen teid. Kas sellesse laeva on sisse pandud mingi teoloogiline mõte, mida me peaksime teadma? Ma usun, Dr. Carl, et noalaev on suurem kui kõik muu piiblis. Ta kujutab issandat Jeesus Kristust. Ta kehastab suurepäraselt Kristust nii Vanas kui Uues Testamendis. Kui vaadata näiteks seda puud, mul ei ole aega rääkida kõigest, sellepärast ma ütlen järgmist. Gofeeritud puu, millest laev on ehitatud, on tugevalt kihistunud. Seepärast pidi seda aegsasti ära lõikama. Jesaja 53:8 on öelnud, et Kristus oli ära lõigatud elavate maalt. Daniel läheb isegi kaugemale, ta räägib, et Messias oli maa pealt ära lõigatud, et meie jääksime Jumala armust alles. Tahan märkida ühte heebreakeelset sõna, mis on seotud kattega. See tõlgitakse eesti keelde kui tõrv. Tõrv, millega oli kaetud laeva katus. Piiblis nimetatakse seda sõna 73 korral. 71 korral on seda eesti keelde tõlgitud kui lunastus. Ainult 2 korda tõlgitakse sõna kahvar kui tõrv. Sõna kahvar, tüvi, tähendab katma. Ma olen Jumalale nii tänulik selle eest, et ta katab mind Jeesuse Kristuse verega. Kui ta minu peale täna vaatab, siis ta ei näe mind suure patusena, kes ma olen, sest ta vaatab mind oma poja vere katte läbi, kes suri meie eest ristil.
on the cross. Väga ilusasti öeldud, end Eddie. Kui te olete nüüd seda illustreerinud, on meil siin 3 tasandit, mis kujutavad endast Isa, Jumalat, Poega ja Püha Vaimu. See on üks laev, sest kogu Jumala täius sisaldub Kristuse ihus. Jeesus ütles, kui sa tahad näha Isa, siis vaata mind. Tema on ohutu paat. Tema on ohutu noalaev. See on lakooniline, suurepärane ja ebatavaliselt täpne kinnitus. Kas me pole rõõmsad, et Jumal hoidis mitte ainult noad, vaid ka kogu tema peret ja mitmeid loomi? Ma olen väga rõõmus, et Jumal säilitas ka linde, nagu teiegi oma mudelis näitasite. Mulle meeldib väga ärgata koos linnulauluga. Amen, amen. Ma armastan ka oravaid, kes siin meie kandis Texases puudel hüppavad. 137 paari, oravaid või linde? Linde. Aga kui palju on küülikuid? Ainult 2, selge. Vast piisab. Me tutvusime sel viisil kõige täpsema noalaeva mudeliga maailmas. Nii palju kui ma tean ja kogu minu meeskond ja teadlased siin saalis, kellega ma pikki aastaid sel teemal arutlen, teavad, et see on kõige täpsem noalaeva koopia, mis eales tehtud on. Ka teie ise saite seda väga täpselt uurida, nagu ei ükski teine vaatajaskond maailmas. Ma olen väga rõõmus, et te vaatasite meie saadet. Ma usun, et te saite teada teadusliku tõe ja teadvustasite ka, et ei piisa sellest, kui teada noalaeva selle paadi kohta. Te peate sellesse laeva ka astuma. But I trust you have also found that it's not enough just to know about the ark. Eddie, you had to get aboard the ark. See on tõsi. Ja ei piisa üldse teadmisest Jeesuse Kristuse kohta. Temaga peab isiklikult tuttavaks saama. Amen. Neile, kes on tema vastu võtnud, on ta andnud meelevalla saada Jumala lasteks, kes usuvad tema nimesse. Me käsitleme igal nädalal erinevaid küsimusi, mis puudutavad Jumalat ja tema loodut, mis on juba teadusliku täpsusega tõestatud. Me oleme selle töö eest tänulikud. Kui teile meeldib see saade, kirjutage meile, kui te tahate neid saateid vaadata. Life TV, postkast 2452, Tallinn 13602, Eesti. Või minge meie kodulehele www.lifetv.ee. Kirjutage, et te tahaksite seda saadet eetrisse edaspidigi. Ma loodan, et te olete juba selles paadis. Saade on dubleeritud Life TV stuudios. Me oleme rõõmsad, et te vaatasite meie saadet. Te võite oma kirjad ja vastused saata aadressil, mis on teie ees ekraanil. Life TV, postkast 2452, Tallinn 13602, Eesti. E-mail info@lifetv.ee. Me palume teid toetada rohkesti ja regulaarselt eestikeelsete kristlike programmide tegemist ja levitamist. Teie finantstoetus lubab jätkata saadete tegemist ja suurendab uute eesti keelde tõlgitavate saadete hulka. Me võime koos jõuda veel enamate inimesteni Eestis ja kogu maailmas. Toetage Life TV'd juba täna.